õpetussõnad 4:20-22 salmid. Mu poeg, pane tähele mu sõnu, pööra oma kõrv mu kõnede poole, ära kaota neid enesel silmist, hoia need oma südames, sest need on eluks sellele, kes need leiab ja terviseks kogu ta ihule. Joosuja 1:7-8. Ole ainult vahva ja hästi tugev, tehes hoolsasti kogu käsuõpetuse järele, mille mu sulane Mooses sulle andis. Ära kaldu sellest ei paremale ega vasakule, et sa võiksid teha targasti kõikjal, kuhu sa lähed. Ärgu lahkugu see käsuõpetuse raamat sinu suust, vaid mõtle sellele päeval ja öösel, et sa peaksid hoolsasti kõike, mis sinna on kirjutatud, sest siis õnnestub su teekond ja siis on sul kordaminek. Laulud 1, salmid 1-3. Õnnis on inimene, kes ei käi õelate nõu järele, ega seisa patuste tee peal, ega istu pilkajate killas, vaid kel on hea meel Jehova käsuõpetusest ja kes uurib ta käsuõpetust ööd ja päevad. Siis ta on otsekul puu, mis on istutatud veeojade äärde, mis oma vilja annab omal ajal ja mille lehed ei närtsi ja kõik, mis ta teeb, läheb korda. Teine Moosese 15 ja salm 26. Ja ta ütles, kui sa tõesti kuulad Jehova oma Jumala häält ja teed, mis õige on tema silmis, paned tähele tema käske ja täidad kõiki tema korraldusi, siis ma ei pane su peale ainustki neist tõbedest, milled ma panin egiptlaste peale, sest mina olen Jehova su ravija. Teine Moosese 20 salm 12. Sa pead oma isa ja ema austama, et su elupäevi pikendataks sellel maal, mille Jehova su Jumal sulle annab. Teine Moosese 23 salmid 25-26. Te peate aga teenima Jehovat oma Jumalat, siis ta õnnistab sinu leiba ja vett. Ja ma hoian tõve sinust eemal. Enneaegset sünnitajat ega sigimatut ei ole su maal ja ma teen täielikuks sinu päevade arvu. 5 Moosese 5, 32 ja 33 salmid. Täitke siis neid hoolsasti, nagu Jehova teie Jumal teid on käskinud. Ärge pöörduge paremale ega vasakule kogu sellel teel, mida Jehova teie Jumal teid on käskinud käia, et te jääksite elama, et teie käsi hästi käiks ja te pikendaksite oma päevi sellel maal, mille te pärite. 5 Moosese 7 salmid 11-15. Pea seepärast neid käske, seadlusi ja kohtuseadusi, milled ma täna sulle annan, et sa neid täidaksid. Ja kui te võtate kuulda neid sinaseid seadusi, peate neid ja teete nende järele, siis peab Jehova su Jumal sinuga lepingut ja osutab heldust, mida ta su vanemale on vandega tõotanud. Ja tema armastab sind ja õnnistab sind ning teeb sind paljuks. Ta õnnistab su ihusugu ja su maavilja, su teravilja, su viinavirret ja su õli, su veiste poegimist ja su pudulojuste kasvatus sellel maal, mille ta vandega su vanemale on tõotanud sulle anda. Õnnistatud oled sa rohkem kui kõik rahvad, ei ole su hulgas sigimatut, ei meest ega naist, ka mitte su lojuste hulgas. Ja Jehova võtab sinult ära kõik haigused ega pane su peale ainustki Egiptuse kurjadest taudidest, mida sa tunned, vaid ta laseb need osaks saada kõigile, kes sind vihkavad. 5 Moosese 30 ja salm 15 ja 16. Vaata, mina panen täna su ette elu ja hea, surma ja kurja. Kui ma täna sind käsin armastada Jehovat oma Jumalat käies tema teedel ja pidades tema käske, seadlusi ja kohtuseadusi, et sa võiksid elada ja paljuneda ja et Jehova su Jumal õnnistaks sind sellel maal, kuhu sa lähed, et seda pärida. 5 Moosese 30 peatükki salmid 19 ja 20. Ma kutsun täna tunnistajaks teie vastu taeva ja maa. Ma olen pannud su ette elu ja surma, õnnistuse ja needuse. Vali nüüd elu, et sina ja su sugu võiksite elada, armastades Jehovat oma Jumalat, kuulates tema häält ja hoidudes tema poole, sest see on su elu ja su päevade pikkus, et sa võiksid elada maal, mille Jehova on vandega tõotanud anda su vanemaile Abrahamile, Isakile ja Jaakobile. 4 Moosese 23:19. Jumal ei ole inimene, ta valetaks, inimlaps, et ta kahetseks. Kas tema ütleb, aga ei tee või räägib, aga ei vii täide? 1 Kuningate 8:56. Kiidetud olgu Jehova, kes on andnud rahu oma Iisraeli rahvale, nõnda nagu ta on ütelnud. Ainustki sõna ei ole langenud tühja kõigist ta häist sõnust, mis ta oma sulase Moosese läbi on rääkinud. 2 Ajaraamatu 6:14. Ja ütles, Jehova Iisraeli Jumal, sinu sarnast Jumalat ei ole taevas ega maa peal, kes peab lepingut ja osadust oma sulastega, kes käivad su ees kõigest südamest. 2 Ajaraamatu 16:9. Sest Jehova silmad uitavad kogu maal, et võimsasti aidata neid, kes siira südamega hoiavad tema poole. Laulud 145, salmid 8-9. Armuline ja halaste on Jehova, pika meelega ja suur heldusest. Hea on Jehova kõigile ja tema halastus on üle kõigi tema tegude. Jesaja 55, salmid 10-11. Sest otse kui vihm ja lumi tuleb taevast alla ega lähe sinna tagasi, vaid kastab maad ja teeb selle sigivaks ning kandvaks
et see annaks külvajale seemet ja sööjale leiba, nõnda on ka minu sõnaga, mis lähtub mu suust. See ei tule tagasi mu juurde tühjalt, vaid teeb, mis on mu meele järele ja saadab korda, milleks ma selle läkitasin. Malakia 3:6, sest mina, Jehova, ei ole ennast muutnud. 1. Moosese 20:17 salm. Ja Abraham palus Jumalat ja Jumal tegi terveks Abimeleki, ta naise ja ta ümardajad, nõnda, et nad said lapsi. 2. Kuningate 20:5 salm. Mine tagasi ja ütle Hiskiale, mu rahva vürstile, nõnda ütleb Jehova, su isa Taaveti Jumal. Ma olen kuulnud su palvet, ma olen näinud su silmavett, vaata, ma teen sind terveks ja 3. päeval võid sa minna Jehova kotta. Laulud 30, salmid 3 ja 4. Jehova mu Jumal, ma kisendasin su poole ja sa tegid mind terveks. Jehova, sina tõid mu hinge välja surmavallast. Sa elustasid mind nende hulgas, kes lähevad alla auku. Laulud 34, salmid 18-21. Õiged kisendavad ja Jehova kuuleb ning tõmbab nad välja kõigest nende kitsikusest. Jehova on ligi neile, kes murtud on südamelt ja päästab need, kelledel on rõhutud vaim. Õiget tabab palju õnnetusi, aga Jehova tõmbab tema neist kõigist välja. Ta hoiab kõiki tema luitkonte, ükski neist ei murdu. Laulud 41, salmid 2-4. Õnnis on see, kes hoolitseb kehva eest. Õnnetuse päeval Jehova päästab tema, Jehova hoiab teda ja peab teda elus. Teda peab õndsaks kiidetama maa peal. Ei saana teda ta vaenlaste meelevalda. Jehova toetab teda haige voodis. Sina pöörad kogu tema maas olemise, kui ta haigeks jääb. Laulud 86 ja salm 5. Sest sina, issand, oled hea ja andeks andja ja rikas heldusest kõigile, kes sind appi hüüavad. Laulud 91, salmid 1-6. Kes kõige kõrgema kaitse all elab ja alati kõige väelise varju all viibib, see ütleb Jehovale, sina oled mu varjupaik ja mu kindel mäelinnus, mu Jumal, kelle peale ma loodan. Sest ta kisub sind välja linnupüüdja paelust hukkava katku käest. Oma tiiva sulgedega kaitseb ta sind ja tema tiibade all sa leiad varju. Tema tõde on kilp ja kaitseriist. Ei saa siis karda ööhirmu ega noolt, mis päeval lendab, ei katku, mis rändab pilkases pimedas, ega tõbe, mis laastab lõuna ajal. Laulud 91, salmid 10-16. Ei taba õnnetus sind ega lähene häda su telgile, sest ta annab oma inglitele sinu pärast käsu sind hoida kõigil su teedel. Kätel nad kannavad sind, et sa oma jalga ei tõukaks vastu kivi. Sa astud üle lõvide ja rästikute, noored lõukoerad ja lohed sa lömastab. Et ta minusse on kiindunud, siis ma päästan tema, ma ülendan tema, sest ta tunneb minu nime. Ta hüüab mind appi ja ma vastan temale. Mina olen ta juures, kui ta on kitsikuses, ma vabastan tema ning teen ta auliseks. Pika eaga ma täidan tema ja annan temale näha oma õndsust. Laulud 103, salmid 3-5. Tema annab andeks kõik su pahateod, tema parandab kõik su vigadused, tema lunastab su elu hukatusest ja hehib sind helduse ja alastusega nagu pärjaga. Tema täidab su suu heaga, et su iga saab uueks nagu kotka. Laulud 107-20 salm. Ja ta läkitas neile oma sõna ja parandas nad ning päästis nad enda hukatuse aukudest. Laulud 105, salm 37. Siis ta viis nad välja ühes hõbeda ja kullaga, ega olnud ühtki, kes oleks komistanud nende suguharude seas. Laulud 118-17 salm. Ei ma sure, vaid jään elama ja jutustan Jehova tegusid. Laulud 145, salm 18. Jehova on ligi kõigile, kes teda appi hüüavad, kõigile, kes teda tões appi hüüavad. Õpetussõnad, 3. peatüki salmid 1-8. Mu poeg, ära unusta mu õpetust, vaid su süda hoidku alal mu käsud, sest need lisavad sulle pikka iga, eluaastaid ja rahu. Heldus ja tõde ärgu jätku sind maha, seo need enesele ümber kaela, kirjuta need oma südame lauale. Siis sa leiad armu ja heakskiitu Jumala ja inimeste silmis. Looda Jehova peale kõigest südamest ja ära toetu oma enese mõistusele. Õpi teda tundma kõigil oma teedel, siis ta teeb su teerajad asaseks. Ära ole iseenese silmis tark, karda Jehovat ja tagane kurjast. See on su ihule terviseks ja luudele kontidele osutuseks. Õpetussõnad 3-16 salm. Selle paremal käel on pikk iga ja vasakul käel rikkus ning au. Õpetussõnad 9, salmid 10 ja 11. Jehova kartus on tarkuse algus ja kõige pühama tundmine on mõistus, sest minu läbi su päevad saavad paljuks ja su eluaastad jätkuvad. Õpetussõnad 10-27. Jehova kartus jätkab elupäevi, aga õelate aastaid lühendatakse. Õpetussõnad 10-11. Õiglase suu on eluallikaks, aga õelate suus peitub vägivald. Õpetussõnad 12-18. Mõni paiskab sõnu otse kui mõõgapisteid, aga tarkade keel on terviseks. Õpetussõnad 14 ja salm 30.
südame rahu on ihule eluks, aga kadedus on otse kui mädanik lõudes. Õpetussõnad 16:24. Sõbralikud sõnad on nagu kärjemesi, magusad hingele ja kosutuseks kontidele. Õpetussõnad 17:22 salm. Rõõmus süda valmistab ihule mõnu. Õpetussõnad 18:21. Surm ja elu on keele võimuses ja kes seda armastab, saab süüa selle vilja. Jesaja 19 ja salm 22. Ja Jehova lööb egiptlasi, lööb ja ravib. Nad pöörduvad siis Jehova poole ja tema kuuleb nende palveid ning teeb nad terveks. Jesaja 40 salmid 29-31. Tema annab väsinule rammu ja jõuatumale palju jõudu. Poisid väsivad ja tüdivad küll, noored mehed koguni komistavad, aga kes ootavad Jehovat, saavad uut rammu. Need tõusevad tiibadega üles nagu kotkad, nad jooksevad ega tüdi, nad käivad ega väsi. Jesaja 41 ja salm 10. Ära karda, sest mina olen sinuga, ära vaata ümber, sest mina olen su Jumal. Ma teen sind tugevaks, ma aitan sind, ma toetan sind oma õiguse parema käega. Jesaja 53 salmid 4 ja 5. Tõepoolest võttis ta enese peale meie haigused ja kandis meie valusid. Meie aga pidasime teda vigaseks, Jumalast peksetuks ja vaevatuks. Ent teda haavati meie üleastumiste pärast, löödi meie süütegude tõttu. Karistus oli tema peal, et meil oleks rahu ja tema vermete läbi on meile tervis tulnud. Jesaja 54 salmid 13 ja 17. Ja kõik su ehitajad on Jehova õpilased ning su lastel on suur rahu. Aga ei kõlba ükski relv, mis valmistatakse sinu vastu ja sa mõistad hukka kõik keeled, kes tõusevad sinuga kohut käima. See on Jehova sulaste pärisosa ja nende õigus minult, ütleb Jehova. Jesaja 58 salmid 8 ja 11. Siis ilmub su valgus otse kui koit ja su paranemine edeneb jõudsasti. Sinu õigus käib su ees, Jehova auhilgus järgneb sulle ja Jehova juhatab sind alata ning toidab su hinge põudsel maal. Ta teeb tugevaks su luudkondid ja sa oled otse kui kastetud rohuaed, veelätte sarnane, mille vesi iialgi ei valmista pettumust. Jeremiia 17 peatükk ja 14 salm. Tee mind terveks, Jehova, siis ma saan terveks. Aita mind, siis ma saan abi, sest sina oled mu kiitus. Jeremiia 30 ja 17 salm. Sest ma tahan lasta kasvada sulle korba ja teha sind terveks su haavadest, ütleb Jehova. Sellepärast, et sind on nimetatud hüljatuks, Sion, kellest ükski ei hooli. Jeremiia 33 salm 6. Vaata, ma toon temale paranemist ja tervist ja ma teen nad terveks ning ilmutan neile rohket rahu ja tõtt. Hesekiel 47 ja salm 9. Ja kõik elavad hinged, kes liiguvad seal, kuhu see jõgi iganes tuleb, virguvad ellu ja seal on väga palju kalu. Sest kui need sinased veed jõuavad sinna ja vesi paraneb, siis virguvad kõik ellu seal, kuhu see jõgi tuleb. Hoosea 6 ja salmid 1 ja 2. Tulge, pöördugem Jehova poole, sest tema on meid murdnud ja tema parandab meid. Tema on meid löönud ja tema seob meid. Tema teeb meid elavaks 2 päevaga. 3. päeval ta aitab meid üles ja me võime elada tema palge ees. Hoosea 11 ja salm 3. Mina õpetasin Efraimi käima, võtsin nad oma kätele, aga nad ei mõistnud, et ma tahtsin neid terveks teha. Malakia 3 salm 20. Aga teile, kes te mu nime kardate, tõuseb õiguse päike ja paranemine tema tiibade all. Te lähete siis välja ja lööte kepsu nagu nuumvasikad. Matteuse evangeelium 4. peatükk 23 ja 24 salmid. Ja Jeesus käis läbi kogu Galilea, õpetades nende koguduse kodades ja kuulutades kuningriigi evangeeliumi ja parandades igasugust tõbe ja vigadust rahva seas. Ja jutt temast levis üle kogu Süüria. Ja tema juurde toodi kõik vaevalised, mõnesuguse haiguse ja tõvepõdejad, seestunud, kuutõbised ja halvatud ja ta tegi nad terveks. Matteuse 7, salmid 7-11. Paluge, siis antakse teile, otsige, siis te leiate, koputage, siis avatakse teile, sest igaüks, kes palub, see saab ja kes otsib, see leiab ja kes koputab, sellele avatakse. Või missugune inimene on teie seast, kellel tema poeg palub leiba ja ta annaks temale kivi? Või kui ta palub kala ja ta annaks temale mao? Kui nüüd teie, kes olete kurjad, mõistate anda häid ande oma lastele, eks palju enam teie isa taevas anna häid ande neile, kes teda paluvad. Mattuse 8, salmid 5-10. Aga kui Jeesus saabus Kapernauma, tuli tema juurde sõjapealik palustada ning ütles, issand, minu poiss on kodus halvatuna maas suures valus. Jeesus ütles temale, ma tulen ja teen ta terveks. Aga sõjapealik kostis ja ütles, issand, mina pole väärt, et sa mu katuse alla tuleks, vaid ütle ainult sõna, siis mu poiss paraneb. Sest ma isegi olen inimene valitsuse all ja minu käsu all on sõjamehi. Ja kui ma ühele ütlen mine, siis ta läheb ja teisele tule, siis ta tuleb ja oma orjale tee seda, siis ta teeb.
kui Jeesus seda kuulis, imestas ta ja ütles neile, kes teda järgisid, tõesti ma ütlen teile, mitte üheltki Iisraelis ma ei ole leidnud nii suurt usku. Ning salm 13. Ja Jeesus ütles sõjapealikule, mine, nagu sa oled uskunud, nõnda sündigu sulle, ja tema poiss sai terveks sel samal tunnil. Mattus 9, salmid 27-30. Kui Jeesus sealt edasi läks, järgis teda 2 pimedat karjudes ning üteldes, Taaveti poeg, halaste meie peale. Kui ta tuppa astus, tulid need pimedad tema juurde ja Jeesus ütles neile, kas te usute, et ma võin seda teha? Nemad ütlesid temale, jah, issand. Siis ta puudutas nende silmi ning ütles, teile sündigu teie usku mööda, ja nende silmad avanesid. Mattus 9, salm 35. Ja Jeesus käis läbi kõik linnad ja külad, õpetades nende koguduse kodades ja kuulutas Jumala riigi evangeeliumi, parandades kõike tõbe ja kõike viga. Mattuse 10.1 salm. Ja ta kutsus oma 12 jüngrit enese juurde ja andis meile meelevalla rüvedate vaimud üle, neid välja ajada ja parandada kõike tõbe ja kõike viga. Ning 8. salm, tehke haiged terveks, äratage surnud üles, puhastage pidalitõbiseid, ajage välja kurje vaime, muidu olete saanud, muidu andke. Mattuse 11 ja salmid 4-6. Jeesus vastas ning ütles neile, minge ja teategi Johannesele, mida te kuulete ja näete. Pimedad saavad nägijaks ja jalutumad käivad. Pidalitõbised tehakse puhtaks ja kurdid kuulevad ja surnud äratatakse üles ja vaestele kuulutatakse evangeeliumi ja õnnis on, kes iganes minust ei pahandu. Mattuse 12, salmid 10-15. Ja vaata, seal oli inimene kuivanud käega ja nad küsisid temalt ning ütlesid, kas sünnib terveks teha hingamispäeval. Nad mõtlesid ta peale kaevata, aga tema ütles neile, kes on teie seast inimene, kellel on üks ainus lammas ja kui see kukub auku hingamispäeval, et ta temast ei haara kinni ega tõmba teda välja. Kui suur vahe on nüüd inimese ja lamba vahel, sellepärast sünnib küll teha head hingamispäeval. Siis ta ütles sellele inimesele, siruta oma käsi ja ta sirutas. Ja see sai jälle terveks otse kui teine. Siis varised läksid välja ja pidasid nõu tema vastu, kuidas teda hukka saata. Aga kui Jeesus seda sai teada, läks ta sealt ära ja paljud järgisid teda ja ta tegi nad kõik terveks. Mattuse 12 ja salm 22. Siis toodi tema juurde seestunu, kes oli pime ja keeletu ja ta tegi tema terveks nõnda, et keeletu rääkis ja nägi. Mattuse 13:58. Ja ta ei teinud seal mitte palju vägevaid tegusid nende uskmatuse pärast. Mattuse 14 ja salm 14. Ja maale astudes ta nägi palju rahvast ja tal hakkas hale meel ja ta tegi terveks nende põdejad. Mattuse 14, salm 35-36. Ja kui selle koha mehed ära tundsid, läkitasid nad sõna nagu ümberkaudsele maale ja tema juurde toodi kõik haiged ja need palusid teda, et nad saaksid vaid puudutada tema kuuepalistust ja nii paljud, kui puudutasid, said terveks. Mattuse 15, salm 30. Ja tema juurde tuli palju rahvast tuues enesega ühes jalutumaid, vigaseid, pimedaid, keeletumaid ja palju teisi ja nad heitsid need tema jalge ette ja ta tegi nad terveks. Mattuse 18, salm 19 ja 20. Taas ütlen ma tõesti teile, et kui 2 teie seast ühel nõul on maa peal mingi asja pärast, mida nad iganes paluvad, siis see saab neile minu isalt, kes on taevas. Sest kus 2 või 3 koos on minu nimel, seal olen mina nende keskel. Mattuse 19 ja 2. salm. Ja palju rahvast järgis teda ja ta tegi neid seal terveks. Mattuse 20 ja salmid 30-34. Ja vaata, 2 pimedat istus tee ääres ja kui nad kuulsid, et Jeesus läheb mööda, kisendasid nad, issand Taaveti poeg, halaste meie peale. Aga rahvas sõitles neid, et nad vait jääksid, kuid nad kisendasid veel enam, issand Taaveti poeg, halaste meie peale. Siis Jeesus jäi seisma, hüüdis neid ja ütles, mida te tahate, et ma teile teeksin? Nad ütlesid temale, issand, et meie silmad läheksid lahti. Siis Jeesusel hakkas hale meel ja ta puudutas nende silmi ja kohe nad nägid jälle ja järgisid teda. Mattuse 21:14. Ja pühakojas tuli tema juurde pimedaid ja jalutumaid ja ta tegi nad terveks. Mattuse 21, salmid 21-22. Aga Jeesus kostis ning ütles neile, tõesti ma ütlen teile, kui teile oleks usku ja te ei mõtleks kaksipidi, siis te ei teeks mitte ainult seda, mis viigipuule on sündinud, vaid kui te ka ütleksite sellele mäele, et tõuse paigast ja lange merre, siis see sünniks ja kõik, mida te iganes palvest palute uskudes, seda te saate. Mattuse 24 ja salm 35. Taevas ja maa hävivad, aga minu sõnad ei hävi mitte. Markuse evangeelium 1:30-34 salmid. Aga Siimona ämm lamas maas palavikus ja varsti üteldi temale seda.
ja ta läks tema juurde ja aitas teda üles. Kinni hakatas ta käest ja palavik lahkus temast ja ta ümmardas neid. Aga õhtu tulles, kui päike looja läks, toodi tema juurde kõik haiged ja seestunud ja kogu linn oli tulnud kokku ukse ette. Ja ta tegi terveks paljud, kes põdesid mõnesugust haigust ja ta ajas välja mitu kurja vaimu ega lasknud kurja vaime rääkida, sest et nad teda tundsid. Markus 1, salmid 40-42. Ja tema juurde tuleb pidalitõbine, palub teda ja heidab ta ette põlvile ning ütleb temale: kui sa tahad, võid sa mind teha puhtaks. Ja Jeesusel hakkas temast hale meel, ta sirutas oma käe, puudutas teda ja ütles talle: ma tahan, saa puhtaks. Ja kohe lahkus pidalitõbi temast ja ta sai puhtaks. Markuse 2, salmid 10-12. Aga et te teaksid, et inimese pojal on meelevald patte andeks anda, siis ütleb ta halvatule: ma ütlen sulle, tõuse üles, võta oma säng ja mine koju. Ja seda maid tõusis ta üles, võttis oma sängi ja läks välja kõigi nähes, nõnda et kõik ehmusid ja andsid au Jumalale ning ütlesid: niisugust asja me pole ilmaski näinud. Markuse 3, salmid 10 ja 11. Sest ta tegi terveks paljusid, mistõttu tema peale rõhusid kõik, kelledel oli häda, et nad saaksid teda puudutada. Ja rüvedad vaimud, kui nad teda nägid, heitsid maha tema ette, kisendasid ning ütlesid: sina oled Jumala poeg. Markuse 5, salmid 22-42. Siis tuleb üks koguduse koja ülemaid, Jairus nimi, ja langeb teda nähes tema jalge ette maha ja palub teda väga ning ütleb: mu tütreke on hinge vaakumas. Ma palun, et sa tuleksid ja paneksid oma käe tema peale, et ta saaks terveks ning jääks ellu. Ja ta läks temaga ja palju rahvast käis tema järel ja rõhus ta peale. Ja seal oli naine, kes oli 12 aastat olnud veritõves ja oli saanud palju kannatada mitme arsti all ning oli kulutanud kogu oma vara, ilma et oleks mingit abi saanud, kuna haigus oli läinud veel pahemaks. See oli kuulnud Jeesusest ja ta tuli rahva seast tema selja taha ja puudutas ta kuube. Sest ta mõtles, kui ma ka puudutaksin tema riideid, saaksin ma terveks. Ja kohe kuivas tema vereläte ja ta tundis oma ihu vaevast terveks saanud olevat. Ka Jeesus tundis kohe iseeneses, et ta vägi temast oli väljunud, pöördus ümber rahva seas ja küsis: kes puudutas mu riideid? Tema jüngrid ütlesid temale: sa näed, et rahvas rõhub su peale ja sa küsid, kes puudutas mind. Ent ta vaatas ümber, et näha, kes seda oli teinud. Siis lõi naine kartma ning värises, sest et ta teadis, mis temale oli sündinud. Ja tuli ning heitis maha tema jalge ette ja ütles temale kogu tõe. Aga ta ütles naisele: tütar, siin usk on sind aidanud, mine rahuga ja ole terve oma vaevast. Kui ta alles rääkis, tulid mõned koguduse koja ülema perest ja ütlesid: su tütar on surnud, mis õpetajad veel tülitad. Aga Jeesus jättis tähele panemata, mida räägiti ja ütles koguduse koja ülemale: ära karda, usu vaid. Ja ta ei lasknud kedagi tulla ühes enesega, kui vaid Peetruse, Jakobuse, Johannese, Jaakobuse venna. Ja nad tulevad koguduse koja ülema majasse ja ta näeb käratsemist ja nutjaid ja ulujaid. Ja sisse minnes ütleb ta neile: mis te käratsete ja nutate? Laps ei ole surnud, vaid magab. Ja nad naersid teda. Aga kui ta kõik oli välja jäänud, võtab ta enesega lapse isa ja ema ja enese juures olijad ja läheb sisse sinna, kus laps oli. Ja lapse käest kinni hakates ütleb ta temale: talita kuum, see on tõlgitult: neitsike, ma ütlen sulle, tõuse üles. Ja seda maid tõusis neitsik üles ja kõndis, ta oli juba 12 aastat vana ja nad ehmusid üliväga. Markuse 6, salmid 4-6. Aga Jeesus ütles neile: prohvet ei ole mujal autu kui oma kodukohas ja oma sugulaste seas ning omas majas. Ja ta ei saanud seal teha ühtki muud vägevat tegu, kui ainult panna oma käed väheste haigete peale ja nad terveks teha. Ja ta pani imeks nende uskmatust. Ja tema käis läbi ümberkaudsed külad ning õpetas. Markuse 6, salmid 12 ja 13. Ja nad läksid välja ja kuulutasid, et tuleb meelt parandada ja ajasid palju kurja vaime välja ja võitsid palju tõbiseid õliga ja tegid nad terveks. Markuse 6, salmid 54-56. Ja kui nad paadist olid väljunud, tunti ta seda maid ära ja joosti kogu sealne ümberkaudne maa läbi ning hakati haigeid vooditega kandma igale poole, kus teda kuuldi olevat. Ja kuhu ta iganes läks külasse või linnadesse või asulasse, asetati põdejaid turgudele ja paluti teda, et nad saaksid vaid puudutada tema puuepalistust. Ja kõik, kes teda puudutasid, said terveks. Markuse 7, 25-37 salmid. Sest üks naine, kelle tütrekesel oli rüve vaim, oli temast kohe kuulda saanud ja tuli ning heitis ta jalge ette maha. See naine oli kreeklane, sündimise poolest Sürofoiniikia inimene. Ja see palus teda, et ajaks kurja vaimu välja ta tütrest. Siis ütles Jeesus temale: lase esmalt laste kõhud täis saada, sest ei ole mitte hea võtta laste leivi ja heita koerukest ette.
Ent naine kostis ja ütles temale, jah, issand, aga koerukesed laua all söövad laste rasukesi. Siis ta ütles naisele, selle sõna pärast mine, kuri vaim on sinu tütrekesest lahkunud. Ja naine läks koju ja leidis tütre voodis magavat ning kurja vaimu lahkunud olevat. Ja kui ta jälle välja läks Tüüros aladelt, tuli ta Siidoni kaudu Galilea mere ääre Dekapoli alade keskkohale. Ja ta juurde toodi kurt, kellel oli kidakeel, ja paluti teda, et ta paneks oma käe tema peale. Siis ta võttis tema rahva seast kõrvale ja pistis oma sõrmed tema kõrvu ja sülitas ning puudutas ta keelt. Vaatas üles taevasse, ohkas ja ütles talle, Efata, see on mine lahti. Ja tema kõrvad läksid lahti ja ta keeleköidik pääsis kohe valla ja ta rääkis selgesti. Ja ta keelas neid ühelegi rääkimast, aga mida enam ta neid keelas, seda enam nad kuulutasid teda. Ja inimesed hämmastusid üliväga ja ütlesid, kõik on ta hästi teinud. Kurdid teeb ta kuulma ja keeletumad rääkima. Markuse 8, salmid 22-26. Ja nad tulevad Betsaidasse ja ta juurde tuuakse pime ja nad paluvad teda, et ta teda puudutaks. Siis ta haaras pimeda käest kinni ja viis ta alevist välja, sülitas temale silmi ning pani oma käed ta peale ja küsis talt, kas sa näed midagi. Tema vaatas üles ning ütles, ma näen inimesi, ma näen neid nagu puid kõndimas. Siis ta pani taas oma käed ta silmadele ja nüüd ta vaatas teravasti ja oli jälle terve. Ja ta nägi kõike selgesti ja ta saatis tema koju ning ütles, ära minegi külasse. Markus 9, salmid 17-29. Siis vastas keegi rahva seast, õpetaja, ma tõin su juurde oma poja, kellel oli keeletu vaim ja kus ta iganes tuleb tema kallale, kisub ta teda ja tema ajab vahtu ja kiristab hambaid ja kuivetub. Ja ma ütlesin su jüngritele, et ajaksid ta välja, kuid nad ei suutnud. Aga tema vastas neile ja ütles, oh sina uskmatu tõuk, kui kaua ma pean olema teie juures, kui kaua ma pean teiega kannatama, tooge ta minu juurde. Ja nad tõid ta tema juurde ja kohe, kui ta Jeesust nägi, raputas vaim teda ja ta kukkus maa peale ja aeles ning ajas vahtu. Ja ta küsis tema isalt, kui kaua aega on see temal olnud? Tema vastas lapsest saadik. See on teda mitu puhku küll tulle, küll vette visanud, et teda hukata, aga kui sa kuidagi võid, siis olgu sul meist hale meel ning aita meid. Aga Jeesus ütles temale, sa ütled, kui sa võid. Kõik on võimalik sellele, kes usub. Ja poisi isa hüüdis seda ning ütles, ma usun, aita mu uskmatust. Aga nähes, et rahvast ikka rohkem kokku jooksis, sõitles Jeesus rüvedat vaimu ning ütles temale, sina keeletu ja kurt vaim, ma käsin sind, mine temast välja ja ära tule enam tema sisse. Siis see kisendas ja raputas teda väga ja väljus. Ja poiss jäi otse kui surnuks, nõnda et mitmed ütlesid, ta on surnud, kuid Jeesus hakkas ta käest kinni ja tõstis ta üles. Ja ta tõusis püsti ja kui ta koju tuli, küsisid ta jüngrid temalt isepäinis, miks me ei võinud teda välja ajada? Tema ütles neile, see sugu ei või teisiti välja minna kui vaid palvega. Markuse 10 ja salmid 46-52. Ja nad tulid Jeerikosse ja kui ta Jeerikost välja läks ja tema jüngrid ja suur hulk rahvast, siis istus Timeuse poeg, pime Bartimeus, tee ääres ja kerjas. Ja kui ta kuulis, et Jeesus Natsaretlane on seal, hakkas ta kisendama ja ütlema, Jeesus Taaveti poeg, halasta minu peale. Ja paljud sõitlesid teda, et ta jääks vait. Kuid ta kisendas veel enam, Taaveti poeg, halasta minu peale. Ja Jeesus jäi seisma ja ütles, kutsuge ta siia. Ja nad kutsusid pimedat ja ütlesid temale, ole julge, tõuse üles, tema kutsub sind. Ent tema viskas kuue seljast, tõusis püsti ja tuli Jeesuse juure. Ja Jeesus hakkas temaga rääkima ning ütles, mis sa tahad, et ma sulle teeksin? Ent pime ütles talle, rabu nii, et ma jälle näeksin. Jeesus ütles talle, mine, su usk on sind aidanud. Ja seda maid nägi ta jälle ja järgis teda teekonnal. Markuse 11, salmid 22-24. Jeesus vastas ning ütles neile, olgu teil usku Jumalasse. Tõesti, ma ütlen teile, kui keegi ütleb sellele mäele, tõuse paigast ja lange merre ja ei mõtle kaksipidi oma südames, vaid usub, et see, mis ta ütleb, sünnib, siis see saab temale. Sellepärast ma ütlen teile, kõik, mida te palute ja anute, uskuge, et te seda saate, siis see saab teile. Markuse 16, salmid 17 ja 18. Aga tunnustähed järgivad neid, kes usuvad. Minu nimel nad ajavad kurja vaime välja, räägivad uusi keeli, võtavad üles madusid ja kui nad mõnd surmajooki joovad, ei tee see neile mitte kahju. Haigete peale nad panevad käed ja need saavad terveks. Luuka evangeelium 4. peatüki salmid 16-21. Ja ta tuli Natsareti, kus ta oli üles kasvanud ja läks oma harjumist mööda hingamispäeval koguduse kotta ja tõusis üles lugema. Ja tema kätte anti prohveti Jesaja raamat. Ja kui ta raamatu avas, leidis ta koha, kuhu oli kirjutatud, issanda vaim on minu peal,
seepärast on ta mind võitnud kuulutama evangeeliumi vaestele, ta on mind läkitanud kuulutama vabaks saamist seotuile ja nägemist pimedaile, laskma rõhutuid vabadusse, kuulutama issanda meelepärast aastat. Ja kui ta raamatu oli kokku keeranud, andis ta selle koja sulase kätte ja istus maha ja kõikide silmad koguduse kojas oli sihitud tema peale. Ta hakkas neile kõnelema, täna on see kiri täide läinud teie kuuldes. Luuka 5, salmid 12-26. Ja kui ta viibis ühes linnas, vaata, siis oli seal mees täis pidalitõbe. Kui ta Jeesust nägi, heitis ta silmili maha, palus teda ning ütles, issand, kui sa tahad, võid sa mind puhtaks teha. Ja ta sirutas oma käe ja puudutades teda ning ütles, ma tahan, saa puhtaks. Ja seda maid lahkus pidalitõbi temast ja tema keelas seda kellegile ütlemast. Mine vaid, ütles ta, ja näita ennast preestrile ja ohverda oma puhastuse eest, nõnda nagu Mooses on seadnud neile tunnistuseks. Aga sõnum temast levis laiemale ja palju rahvast tuli kokku teda kuulama ja temalt tervist saama tõbedest. Aga tema läks kõrvale tühjadesse paikadesse ja palvetas seal. Ja ühel päeval, kui ta õpetas, oli seal istumas varisäre ja käsutundjaid, kes olid tulnud kõigist Galilea ja Juudea küladest ja Jeruusalemmast. Ja issanda vägi oli seal selleks, et Jeesus terveks teeks. Ja vaata, mehed tõid voodiga inimese, kes oli halvatud. Ja nad püüdsid teda sisse viia ja tema ette panna. Ja kui nad rahva pärast ei leidnud, kust nad oleksid saanud sisse viia, läksid nad üles katusele ja lasksid ta katuse kivide vahelt alla kõige voodiga otse Jeesuse ette maha. Kui tema nende usku nägi, ütles ta, inimene, sinu patud on sulle andeks antud. Siis kirjatundjad ja varisesid hakkasid mõtlema ning ütlesid, kes see on, kes nõnda Jumalat pilgates räägib? Kes muu võib patte andeks anda kui üksnes Jumal? Aga Jeesus tundis ära nende mõtlemised ja kostust andes ta ütles neile, mida te mõtlete oma südames, kumb on õlpsam öelda? Su patud on sulle andeks antud või ütelda, tõuse üles ja kõnni. Aga et te teaksid, et inimese pojal on meelevalda patte andeks anda, siis ütles ta halvatule, ma ütlen sulle, tõuse üles ja võta oma voodi ning mine koju. Ja seda maid tõusis ta nende nähes üles, võttis oma voodi, millel ta oli lamanud ja läks koju Jumalale au andes. Ja hämmastus valdas kõiki ja nad andsid Jumalale au ja said täis kartust ning ütlesid, me oleme täna näinud imelisi asju. Luuka 6, 17-19 salmid. Nendega ta astus alla ja jäi peatuma lagedale paigale ja seal oli suur hulk tema jüngrid ja kogu Juudamaalt ja Jeruusalemmast ning Tüürose ja Siidoni rannamaalt suur rahvakogu, kes oli tulnud teda kuulama ja ennast laskma parandada oma haigustest. Ja ka need, keda rüvedad vaimud vaevasid, said terveks ja kõik rahvast püüdis teda puudutada, sest vägi lähtus temast ja parandas kõik. Luuka 7, salmid 12-15. Kui ta linna värava ligi jõudis, vaata, siis kanti välja surnut oma ema ainust poega ja ema oli lesk. Ja suur hulk linna rahvast oli temaga ja kui issand teda nägi, oli tal väga hale meel temast ja ütles talle, ära nuta. Ja ta astus ligi ja puudutas puusärki. Aga kandjad jäid seisma ja ta ütles, noormees, ma ütlen sulle, tõuse üles. Ja surnu tõusis istukile ja hakkas rääkima. Luuka 9, salmid 1 ja 2. Aga ta kutsus kokku need 12 ja andis neile meelevalle kõigi kurjade vaimud üle ja tõbesid parandada ja läkitas nad välja, kuulutama Jumala riiki ja tegema haigeid terveks. Luuka 9 ja salm 6. Nii nad läksid teele ja käisid mööda külasid, kuulutades evangeeliumi ja tehes haigeid terveks igal pool. Luuka 9 ja salm 11. Aga kui rahva hulgad seda teada said, läksid nad temale järele ja ta võttis nad vastu ja rääkis neile Jumala riigist. Ja kellele oli vaja ravitsemist, need ta tegi terveks. Luuka 10, salm 9. Ja tehke selle paiga haiged terveks ja öelge neile, Jumala riik on teie lähedal. Luuka 10, 19 salm. Vaata, ma olen andnud teile meelevalla astuda madude ja skorpionide peale ja vaenlase kõige väe peale ja miski ei tee teile kahju. Luuka 13, salmid 10-17. Ja ta oli õpetamas ühes koguduse kojas hingamispäeval ja vaata, seal oli naine, kellel oli olnud haiguse vaim 18 aastat. Naine oli küürus ega saanud ennast sugugi sirgeks ajada. Teda nähes kutsus Jeesus ta enese juurde ja ütles talle, naine, sa oled lahti oma haigusest ja ta pani oma käed tema peale. Ja kohe ajas naine enese sirgeks ja andis Jumalale au. Aga koguduse koja ülem pahandus sellest, et Jeesus tegi terveks hingamispäeval, hakkas rääkima ning ütles rahvale, 6 päeva on meil tööd tehakse, tulge ometi neil päevil ja laske endid ravida, aga mitte hingamispäeval. Aga issand vastas temale ning ütles, te silmakirjatsejad, eks igaüks teie seast päästa oma härja või eesli sõime küljest hingamispäeval ja vii teda jooma.
kas siis teda, kes on Abrahami tütar, keda saatan vaata, 18 aastat on sidunud, ei pidanud päästetama sellest köidikust hingamispäeval. Ja kui ta seda ütles, häbenesid kõik ta vastased ja kogu rahvas rõõmustus kõigist aulistest tegudest, mida tema tegi. Luuka 17 ja salmid 12-19. Ja kui ta saabus ühte alevisse, tulid temale vastu 10 pidaritõbist meest ja jäid eemale seisma. Ja nad tõstsid häält ning ütlesid, Jeesus õpetaja, halasta meie peale. Neid näes ütles ta neile, minge ja näidake endid preestritele. Ja kui nad läksid, said nad puhtaks, aga üks nende seast nähes enese terveks saanud olevat, läks tagasi ja andis Jumalale suure häälega au ja heitis tema jalgi ette silmini maha ja tänastada. Ja see oli samaarlane. Aga Jeesus kostis ning ütles, eks 10 ole saanud puhtaks, ent kus on need 9? Kas muid ei ole leitud, kes oleksid tulnud tagasi Jumalale au andma, kui aga see muulane? Ja ta ütles temale, tõuse üles ja mine, su usk on sind aidanud. Johannese 4, 46-53 salmid. Siis tuli Jeesus jälle Galilea Kaanasse, kus ta oli teinud vee viinaks ja seal oli üks kuningametnik, kelle poeg oli haige Kapernaumas. Kui see sai kuulda, et Jeesus on tulnud Juudeast Galileasse, läks ta tema juurde ja palus teda, et ta tuleks ja teeks terveks tema poja, sest see oli suremas. Siis Jeesus ütles talle, kui te ei näe tunnustähte ega imetegusid, siis te ei usu. Kuningametnik ütleb temale, issand, tule alla enne, kui mu laps sureb. Jeesus ütles talle, mine, su poeg elab. Ja inimene uskus sõna, mis Jeesus talle ütles ja läks. Aga kui ta alles oli minemas, tulid ta sulased talle vastu ja kuulutasid ning ütlesid, et ta poeg elab. Siis ta kuulas neil tundi, mil ta oli hakanud toibuma. Nad ütlesid siis talle, eile 7. tunnil lahkus temast palavik. Siis isa märkas, et see oli sündinud samal tunnil, mil Jeesus talle ütles, su poeg elab, ja tema uskus samuti kõik ta pere. Johannese 5, salmid 5-9. Aga seal oli inimene, kes oli 38 aastat haige olnud. Kui Jeesus teda nägi seal lamavat ja teada sai, et ta juba kaua aega oli maas olnud, ütles ta talle, kas sa tahad terveks saada? Haige vastas temale, issand, mul ei ole seda inimest, kes mind aitaks tiiki, kui vett segatakse. Seni, kui ma tulen, astub teine minu eel sisse. Jeesus ütleb temale, tõuse üles, võta oma voodi ja kõnni. Ja inimene sai kohe terveks, võttis oma voodi ja kõndis, aga see päev oli hingamispäev. Johannese 5, salm 17. Aga Jeesus kostis neile, minu isa tegutseb tänini ja mina tegutsen. Johannese 10:10. Varas ei tule muu pärast kui varastama ja tapma ning hukkama. Mina olen tulnud, et neil oleks elu ja kõike ülirohkesti. Johannese 11, salmid 40-44. Jeesus ütleb temale, eks ma öelnud sulle, kui sa usuksid, saaksid sa näha Jumala au. Siis nad tõstsid kivi ära, aga Jeesus tõstis oma silmad üles ja ütles, ma tänan sind, isa, et sa mind oled kuulnud. Mina ju teadsin, et sa mind ikka kuuled. Kuid rahva pärast, kes siin ümber seisab, ma räägin, et nad usuksid, et sina mind oled läkitanud. Ja kui ta seda oli öelnud, hüüdis ta suure häälega, Lazarus, tule välja. Ja surnu tuli välja jalust ja käsist mähkmetega mähitud ja nägu higirätikusse mässitud. Jeesus ütleb neile, päästke ta lahti ja laske ta minna. Johannese 14, salmid 12-14. Tõesti, tõesti, ma ütlen teile, et kes usub minusse, see teeb ka neid tegusid, mida mina teen, ja teeb veel suuremaid, kui need on, sest mina lähen isa juurde. Ja mida te iganes palute minu nimel, seda ma teen, et isa austataks pojas. Kui te midagi minult palute minu nimel, siis ma teen seda. Johannese 15 ja salm 7. Kui te jääte minusse ja minu sõnad jäävad teisse, siis paluge, mis te iganes tahate, ja see sünnib teile. Johannese 16, salm 23-24. Ja sel päeval te ei küsi minult midagi. Tõesti, tõesti, ma ütlen teile, et mida te iganes isalt palute, seda ta annab teile minu nimel. Tänini ei ole te midagi palunud minu nimel. Paluge, siis te saate, et teie rõõm võiks olla täielik. Apostlite teod, 3. peatükk ja salmid 1-10. Aga Peetrus ja Johannes läksid pühakotta palvlusele, mida peeti 9. tunnil. Ja üks mees, kes oli ema ihust alates halvatud, toodi sinna. Ta pandi iga päev pühakoja ukse ette, mida hüütakse ilusaks ande paluma pühakojas käijailt. Kui see nägi, et Peetrus ja Johannes tahavad minna pühakotta, palus ta neilt andi. Siis Peetrus ühes Johannesega vaatas temale otsa ning ütles, vaata meie poole. Tema jäi teraselt neile otsa vaatama, oodates, et ta neilt midagi saab. Aga Peetrus ütles, hõbedat ja kulda mul ei ole, aga mis mul on, seda ma annan sulle. Jeesuse Kristuse Natsaretlase nimel tõuse üles ja kõnni.
ja ta haaras kinni tema paremast käest ja aitas ta üles. Ja seda maitsaid tema jalapöiad ja luupeksid tugevaks ja ta kargas üles, seisis ja kõndis ja läks ühes nendega pühakotta sisse, kõndides ja hüpates ning Jumalat kiites. Ja kõik rahvas nägi teda kõndivat ja Jumalat kiitvat. Nad tundsid tema, et ta on seesama, kes oli istunud kerjamas pühakoja ilusa värava ees ja olid hämmastanud sellest, mis temale oli sündinud. Apostlite teod 5 ja 16 salm. Ka tuli rahvast kokku Jeruusalemma ümberkaudsest linnadest, tuues haigeid ja rüvedaist vaimudest vaevatuid ja need kõik said terveks. Apostlite teod 8 salmid 5-8. Aga Filippus tuli Samaaria linna ja kuulutas neile Kristust ja rahvast pani ühel meelel seda tähele, mida ta tegi. Sest paljude seest, kellel olid rüvedad vaimud, läksid need välja suure häälega kisendades ja palju halvatuid ja jalutuid sai terveks ja suur rõõm oli selles linnas. Apostlite teod 9 salmid 32-34. Aga sündis, kui Peetrus kõigis paigus käimas oli, et ta tuli ka pühade juurde, kes elasid Lüdas. Seal ta leidis ühe inimese, Aineas nimi, kes oli 8 aastat olnud voodis maas ja halvatud. Ja Peetrus ütles talle, Aineas, Jeesus Kristus teeb su terveks. Tõuse üles ja sea oma ase korda. Ja seda maid ta tõusis üles. Teda nägid kõik, kes elasid Lüdas ja Saaronis ja need pöördusid issanda poole. Apostlite teod 10:38. Kuidas Jumal Jeesuse Naasaretest oli võidnud püha vaimu ja väega ja kuidas tema käis mööda maad ja tegi head ning parandas kõiki, kelle üle kurat oli saanud võimuse, sest Jumal oli temaga. Apostlite teod 14 salmid 8-10. Ja Lüstras istus mees võimetu seisma oma ema ihust jalutu, kes ei olnud elades kõndinud. See kuulis Pauluse kõnet ja kui Paulus teda silmas ning nägi, et tal oli usku terveks saada, ütles ta suure häälega, tõuse püsti oma jalgadele ja ta kargas üles ja kõndis. Apostlite teod 19 salmid 11 ja 12. Ja Jumal tegi iseäralikke imetegusid Pauluse käte läbi, nii et ka tema ihu pealt võetud higirätikud ja põlli viidi haigete peale ja tõved lahkusid haigetest ning kurjad vaimud läksid välja. Apostlite teod 28 salmid 8 ja 9. Ja sündis, kui Publiuse isa oli haige maas palavikus ja kõhutõves, et Paulus läks tema juurde, palvetas ja pani oma käed ta peale ning tegi tema terveks. Kui see oli sündinud, tulid ka teised haiged saarelt ligi ja said terveks. Pauluse kiri roomlastele, 8. peatüki 2. salm, sest eluvaimu käsk Kristuses, Jeesuses on sind vabastanud patu ja surmakäsust. Roomlastele 8, salmid 31 ja 32. Mis me siis ütleme selle kohta? Kui Jumal on meie poolt, kes võib olla meie vastu? Tema, kes oma poegagi ei säästnud, vaid loovutas tema meie kõikide eest, kuidas ta ei peaks siis temaga meile kõike muud annetama? Roomlastele 10:17. Nii tuleb siis usk kuuldust, aga kuuldu Kristuse sõna kaudu. Roomlaste 8:11. Aga kui selle vaim, kes Jeesuse on surnuist üles äratanud, teis elab, siis tema, kes Kristuse Jeesuse surnuist üles äratas, teeb ka teie surelikud ihud elavaks oma vaimu läbi, kes teis elab. Pauluse esimene kiri korintlastele, 3. peatüki 16 salm. Eks te tea, et te olete Jumala tempel ja et Jumala vaim elab teie sees. Esimene korintlaste 12, salmid 7-9. Aga igaühele antakse vaimu ilmutus ühiseks kasuks. Nii antakse ühele vaimu läbi tarkuse sõna, teisele antakse usku samas vaimus, teisele andeid terveks teha samas vaimus. Esimene korintlaste 12, salm 28. Ja Jumal on seadnud koguduses mõned esiteks apostliks, teiseks prohveteiks, kolmandaks õpetajaiks, siis ta on andnud imetegusid, siis andeid terveks teha, abistada ja valitseda, rääkida mõnesuguseid keeli. Pauluse kiri galaatlastele, 3. peatükk ja 13-14 salmid. Kristus on meid lahti ostnud käsu needusest, kui ta sai needuseks meie eest, sest on kirjutatud, neetud on igaüks, kes puu küljes ripub. Et Abrahami õnnistus saaks paganaile osaks Jeesuses Kristuses ja me usu kaudu saaksime vaimu tõotuse. Galaatlastele 3 ja salm 29. Aga kui te olete Kristuse omad, siis olete ka Abrahami sugu ja pärijad tõotuse järgi. Pauluse kiri efeslastele, 6. peatükk ja salmid 1-3. Lapsed, kuulake oma vanemate sõna issandas, sest see on õige. Austa oma isa ja ema, see on esimene käsusõna, millel on tõotus, et su käsi hästi käiks ja sina kaua elaksid maa peal. Efeslastele 6 ja salmid 10 ja 11. Lõppeks mu vennad, saage vägevaks issandas ja ta tugevuse jõus. Varusta endid kogu Jumala sõjavarustusega,
et te suudaksite seista kuradi kavalate rünnakute vastu. Pauluse kiri Filiplastele 4 ja salmid 6 ja 7. Ärge muretsege ühtegi, vaid laske kõiges oma palumised palve ja anumisega ühes tänuga saada Jumalale teatavaks. Ja Jumala rahu, mis on ülem kõigest mõistusest, hoiab teie südamed ja mõtted Kristuses Jeesuses. Pauluse kiri Kolosslastele 1. peatükk ja salmid 12 ja 13. Tänades Isa, kes teid on teinud kõlbavaks osa sama püha rahva pärandist valguses, kes meid on päästnud pimeduse võimusest ja on meid asetanud oma armsa poja riiki. Kolosslastele 2 ja salm 15. Ta riisus ülemustelt ja võimudelt relvad ning tegi nad avaliku pilke alusteks, võidutsedes nende üle Kristuses. Pauluse esimene kiri Thessaloniklastele 5. peatükk 23 ja 24 salm. Aga rahu Jumal ise pühitsegu teid täielikult ja kogu teie vaim ja hing ja ihu säiligu laitmatuna meie Issanda Jeesuse Kristuse tulekuks. Ustav on see, kes teid kutsub, küll ta teebki seda. Kiri Heebrealastele 8. peatükk ja salm 6. Aga nüüd on tema saanud seda kallim ameti, mida parema lepingu vahemestaga on, mis on rajatud parematele teotustele. Heebrealastele 10 ja salmid 19-23. Nii on meil siis vennad Jeesuse veres julgus sissepääsuks pühasse paika ja selle on ta meile avanud uueks ja elavaks teeks eesriide, see on oma liha kaudu. Ja meil on suur preester Jumala koja üle. Astugem siis ligi tõelise südamega täielikus usus, südame poolest piserdamisega puhastatud kurjas südametunnistusest ja ihu poolest pestud puhta veega pidagem kõikumata kinni lootuse tunnistusest, sest ustav on see, kes seda on tõotanud. Heebrealastele 11. Usu läbi sai isegi Saara rammu soo rajamiseks ja pealegi üle oma ea, sellepärast, et ta pidas ustavaks teda, kes teotuse oli andnud. Heebrealastele 12 salmid 12 ja 13. Seepärast ajage jälle sirgu lõdvad käed ja halvatud põlved ja õgvendage teerajad oma jalgadele, et see, mis lonkav, ei nikastuks, vaid ennemini saaks terveks. Heebrealastele 13 salm 8. Jeesus Kristus on seesamma eile ja täna ja igavesti. Jakobuse kiri 1 ja salm 17. Kõik hea and ja täiuslik annetus on ülalt ja tuleb valguse Isalt, kelle juures ei ole muutust ega varjutuste varju. Jakobuse 5 ja salmid 13-16. Kui kellelgi teie seast on vaeva, siis ta palvetagu. Kui kellelgi käsi kästi käib, siis ta laulgu kiituslaule. Kui keegi teie seast on haige, siis ta kutsugu enese juurde koguduse vanemad ja need palvetagu tema kohal ja võitku teda õliga Issanda nimel. Ja usupalve päästab tõbise. Ja Issand teeb ta terveks ja kui ta on pattu teinud, siis see antakse temale andeks. Tunnistage üksteisele oma eksimused ja palvetage üksteise eest, et te saaksite terveks, õige inimese vägev palve suudab palju. Peetruse esimene kiri, 2. peatükk ja 24 salm. Kes meie patud ise kandis üles ristipuule oma ihus, et meie pattudele ära sureksime ja elaksime õigsusele, kelle vermete tõttu te olete terveks saanud. 1. Peetruse 5 salmid 7-9. Heitke kõik oma mure tema peale, sest tema peab hoolt teie eest. Olge kained, valvake, sest teie vastane kurat käib ümber nagu möörgaja lõukoer, otsides, keda neelata. Tema vastu seiske kindlad usus ning teadke, et teie vendadel maailmas tuleb neid sammu kannatusi täielikult kanda. 2. Peetruse 1 ja salm 3. Nõnda nagu tema jumalik vägi meile on annetanud kõik, mida vajatakse eluks ja Jumala kartuseks, tema tunnetuse kaudu, kes meid on kutsunud oma au ja vooruslikkusega. Johannes esimene kiri, 3. peatükk ja salmid 21 ja 22. Armsad, kui me südameid hukka ei mõista, on meil julgus Jumala ees. Ja mida me iganes palume, seda me saame temalt, sest me peame tema käske ja teeme, mis on temale meile pärast. 1. Johannese 4:4. Teie lapsukesed olete Jumalast ja olete nad ära võitnud, sest suurem on see, kes on teie sees, kui see, kes on maailmas. 1. Johannese 5 ja salmid 4 ja 5. Sest kõik, mis Jumalast on sündinud, võidab maailma ära. Ja see ongi see võit, mis on ära võitnud maailma, meie usk. Kes on, kes võidab maailma, kui aga see, kes usub, et Jeesus on Jumala poeg. 1. Johannese 5 ja salmid 14 ja 15. Ja see on see julge avameelsus, mis meil on tema ees, et kui me midagi palume tema tahtmist mööda, ta kuuleb meid ja kui me teame, et ta kuuleb meid kõiges, mida me palume, siis me ka teame, et meil on käes need palved, mis me temalt oleme palunud. Johannese 3. kiri,
1. peatükk ja 2. salm. Armas, soovin sulle, et kõigis asjus sinu käsi hästi käiks ja sa oleksid terve, nõnda nagu su hingegi lugu on hea. Ja Johannese ilmutus 12. peatükk ja 11. salm. Ja nemad on tema võitnud talle vere tõttu ja oma tunnistuse sõna tõttu ega ole oma elu armastanud surmani.